Stoff, mis täna? Mis täna? Täna meil on külaline! Ja, täna meil on külas siis naisterahvas, kes on selline naine, et ma arvan, teda võib pidada Eesti Instagrami original gangsteriks. See on loomulikult Liisa Leetmaa. Tervist, Liisa! Jau, poisid! Jau, everybody! Liisa, kas ma teen sulle liiga, kui ma ütlen, et sa oled Instagrami original gangster Eestis? Vist ei tee. Ei tee, on ju? Ma arvan, et vist ei tee. Ma ei oska isegi öelda palju aastaid see on, kunas see üldse nagu mingi thing oli Insta kui selline... Ta tuli 8 aastat tagasi kusagil iPhone'idele. Mul läks enne aega. Mul oli enne mingi muu vist süsteem, enne kui ma iPhone'i sain, aga peale seda nagu ma hakkasin seal toimetama. Aga vist ma arvan, minu jaoks vist oli kuskil 3 aastat. Kas sul ennem Instagrami oli ka kuskil vaatajaskond või mingit publikut, mis sa said nagu haarata endaga kaasa või sa just kasvatasidki sealt seal kõik ülesse? Olid ju mingid Ask FM-i? Just, ma mõtlengi, et paljud on tulnud seal mingid Askidest ja mingid muudest asjadest. Aski pole kunagi. Aga Tumblr? Ei olnud Tumblr kõrval ka või? Aga midagi vist kunagi mingi mõned asjad postitsin, mul ei olnud seal mingit jälgjaskonda sellist. Ühesõnaga, sa tulid 3 aastat tagasi Instagrami ja mõtlesid, et hakkad nüüd seal liigutama, eks ole. Tuhanded vaatajad praegu tahavad teada, kuidas sa seda tegid, et mis oli sinu nii-öelda nipp, kuidas enda Instagram käima panna siis kõvasti? No see on ilmselgelt nagu mingi plaan, et ma tulen ja hakkan neid asju siin tegema. See on kuidagi ise läinud nii igavalt, kui see ka ei kõla. Siis on kuidagi ise tulnud ja kasvanud ja siiamaani mul ei ole nagu mingit vist väga skeemi, kuidas seda teha. Aga nagu tol hetkel oli lihtsalt see, et asjade kuidagi kokku langemine. Ma ei tea, kas te Paul Meiessaart teate, fotograaf Viljandist. Siis ta just otsis uusi inimesi, keda pildistada ja sealt kuidagi nagu sai alguse, me hakkasime mingi pildistamas käima ja lõpuks oli vaja neid asju kuskile nagu üles laadida ja midagi teha. Mina olen kusjuures kuulnud linna peal rääkimas tütarlapsi, et ta peab panema päevas vähemalt 4 storyt ja 2 pilti nagu Liisa, et siis toimib üli hästi. Mu viimane pilt on mingi paar päeva tagasi vist pandud. Mul oli 24. juuli. Vaatasin üks päev su storisid ja nägin, et panid üles story, et sa pole 2 kuud trennis käinud ja hakkasid nüüd uuesti trenni tegema. Kas sinusuguse trennihundile ka siis suvi hitib nii kõvasti, et ei suuda ennast kokku võtta? Muidugi, ma arvan, et see on päris paljudel nagu... No kõigil vist. Kõigil probleem tegelikult hoida nagu seda kindlat joont ja see ongi, ma arvan, kõige raskem leida see stabiilsus, et sa teed kogu aeg rahulikult. Aga ma olen kuulnud sellist lauset, et puhkuse ajal teeb trenni ainult see inimene, kes endaga rahul ei ole, nii et kui on suvi ja puhkus, siis vist on nagu lubatud ka natukene lõdvemalt lasta. Pigem küll, jah. Ma ei ole enda vastu nii karm ka selles mõttes, et on nagu on ja teen, kuidas ma ise suudan, aga suvi no ilmselgelt nagu lihtsalt tõmbas kuidagi nagu tuurid nii maha, et ma ei jõudnud nagu üldse mõelda, kuigi mul on mingi rattad olemas, ma sain Sportlandist mingi ratta endale, mul on nagu kõik võimalused olemas, aga lihtsalt midagi ei ole teha nagu nii palju tegemisi ja no ilm on ka siuke, et sorry, nagu ma ei viitsi mitte midagi nüüd peale rannas nagu istumised ja... Kust on pärit sinu niisugune kirg üldsegi spordi vastu? Kas sa oled noorena teinud mingit sporti rohkem või see tuli sinu juurde siis, kui sa olid vanem juba? Ma olen vist mingit terve elu sporti teinud, nii palju kui ma mäletan. Mu isa oli nagu mingi, ta tegi kõike, ta mängis mingi pingsi, tennis, võrkpalli, kõike. Ja sealt kuidagi tuli see mingi spordiarmastus, nii et ma olen juba mingi tatist saadik käinud kõik võimalikes trennides. Mul on kahju muidugi, et ma ei ole kuskil nagu pidama jäänud, sest mu vanemad olid suht siuksed, et mingi, kui ma ütlesin, et ma ei viitsi enam käia, umbes ma 2 aastat käin, ma ei viitsi enam, sest nad olid mingi, jah, las laps teeb umbes. Aga mitmekülgsus, eks ole? Absoluutselt, aga samas nagu jällegi minu meelest mingisugune pressure võiks olla nagu natukenegi, sest et ma tean, et ma arvatavasti teeks praegu spordialal midagi, sest ma olen kuidagi loomulik talent spordialas. Nagu ükskõik minu meelest, mida me ette võtsime, oli jooksmine, jalgratas, whatever, siis mul tuli see kuidagi loomulikult välja, nii et... Kui sa oleks profisportlane, on ju, tänasel päeval, kes sa oleks? Mis sa arvad? Mis ala sa teeksid? Ma tahaks ratas sõita. Et sa oleks rata? Kas sa oleks trekk või siis nagu niisugune mäeratas või kus? Maastikuratas? Ma ei suuda ära otsustada, mulle meeldivad mõlemad. Aga võib-olla oleks nagu mingi trekk mingi huvitavam kui vaali peal pööreda kusagil 60 kilsa tunnis. Või nagu, ma ei tea nagu... Erika Salumaa ikka, eks ole? No, spirit. Vegan oled? Ei ole. Vege oled? Vege oled? Ei. Omnivore? Ei. Ma olin vege mingi aasta aega vist koos Jossiga kusjuures, aga kuna meie elud on nagu mingi siuksed never know ja
me nagu ei võtnud seda nii tõsiselt ka, kui tegelikult peaks, sest see on tegelikult elu stiil. Ei käinud plakatil tänaval plakatega. Mitte seda, ma ei mõtle seda. Ma mõtle seda, et nagu meil ei olnud mingi hetk aega üldse kodus süüa teha ja see ongi kõige suurem issue. Sa ei saa võtta sellist asja ette, kui sa ei ole selleks nagu prepareerinud ja kõiki neid asju ja mis juhtus põhimõtteliselt oligi see, et võila, meil ei olnud mingi hetk enam energiat, meil ei olnud nagu kuskilt seda enam võtta, sest kõik on otsas. Et see on minu meelest nagu dedication, sa pead ise uurima ja olema teadlik sellest asjast enne, kui sa sinna minu meelest lähed. Nii et lesson learned selles mõttes, see on mul plaanis. Aga... Isegi liigutanud siin selles lihavabas maailmas ringi ja üks kõige suuremaid esimesi lollusi, mis minu arust nagu inimene teeb, kui ta liha ära jätab, siis tal on vaja seda kuidagi asendada. Siis hakatakse hästi palju saia sööma. Et nagu mingi saiaralli hakkas pihta, mingi pitsad, saiakesed, pirukad, et kuidagi nagu asendada ja siis lüksed vaatad, ma ei tea, ma ei söö liha, aga miks ma ikka nii paks olen, et... Aga see ongi see nagu, et miks sa peadki olema nagu teadlik asjast, ongi see, et sa ei saa midagi kunagi ära jätta, sellesse ma ei usu, sa pead leidma asenduse ja see peab olema mingi mõistlik asendus. Kas sul endal mingi kindel plaan, kuidas toitud? Hommikuti me näeme ju tegelikult sinu storidest, et seal suuresti vohab pildid. Smuutidest, smuuti voolab ojadena. Ma ei ole jõudnud sinna staadiumisse omadega, aga see on kindlasti asi, mis ma tahan teha. Esiteks ma tahaks vegan olla, see on, ma arvan, kõige õigem viis nagu elamiseks, aga see ongi nagu aga kui sa oled vegan ja mesi, minu arust see on nagu nii nagu kuidagi vastuoluline, et sa oled vegan, aga sa sööd valget suhkrut, mesi, mis tegelikult on tervislikult parem, sa seda ei söö, kuna see on vägisi võetud, eks ole. Sellesse ma nagu väga ei usu, või ma ei tea, mul endal ei ole selle vastu midagi, ma olen lapsest putukat ka süüa ju. Ma sa ei tapa ju mesilast sellest, et seda nagu mett saad, et see on nagu minu süke nagu liini peal asi kuidagi. No siis sa võid piima ka juba juua. Ma ei tea, lapsest saadik söönud kuidagi ei oska nagu seda tunda. Nagu see ongi see, et nagu asi peab jääma mingi mõistuse piiridesse ja minu meelest sa pead leidma oma mingi nagu piiri, kuhu maale sa sellega lähed ja ma arvan, et igal asjal on oma piir, sa ei pea asja nagu nii lõhki ajama selles suhtes. Jah, sest et kurgil on ka ju tunded ja kurk on ju kurb, kui seda ära lõigatakse ja mingid asjad, et nagu, et sa võib ju samamoodi mõelda, et lõpuks siis sa söödki lihtsalt nagu... Aga nagu asi ei ole tegelikult mingi söömises või mida sa sööd, minu jaoks on lihtsalt nagu elustiil ja nagu vaade asjale nagu selles mõttes, et see ei ole ammu nagu toitu ei puuduta, vaid see puudutab sinu isiklikku vaadet, kas sa austad teist elusolendit. Seal ei ole nagu minu jaoks seost nagu toiduga, vaid pigem just sellega, et mis siin sees toimub, kas sul on compassion selle looma vastu või mitte, that's it. Kumb saab ennem presidendi vastuvõtule kutse, kas Joosep Järvesaar või Liisa Leetmaa? Et kas presidendi vastuvõtul on Joosep Järvesaar oma kaasaga või Liisa Leetmaa oma kaaslasega? Oh god! See on väga oluline küsimus. See on väga oluline. Oh my god. Põhimõtteliselt meil ei ole seda diskussiooni kodus veel olnud. Aga kas te saad seda kodus jätkata? On teil sellised võistlusi poole, et kui diskussioonid siis on? No, eks me ikka arutame sinu omavalitluseks seda asja, vaata. Kumb kuulsam on? Ma ise arvan, et ikkagist Joosep, ta on kauem elanud kui mina. Ta on targem selle poole pealt kui mina ja ta on teinud rohkem kui mina. Ma arvan, et ta vääriks lausa seda. Ta on inimesena nii palju minu meelest teinud nagu teiste inimeste jaoks ja Eesti riigi jaoks, Eesti muusika jaoks. Eesti muhkus. On, let's face it, nii et võiks ära tulla. Kus on Joosepi presidendi vastuvõtu kutse, eks ole? Kus on kutse? Ja üks küsimus kiire veel, kas ta ise laulad ka? Kusjuures tatina lausin või põhimõtteliselt terve oma mingi kooliaja, aga siis mingi hetk tuli ise mingi rebel sisse, ei viitsinud millegagi enam tegeleda, aga ma ei tea, ma tahaks sinna vist naasjada mingi hetk, aga ma olen nii kaua eemal olnud, et see on siuke, peaks vist nagu harjutama ja tegelema. Nagu iga asi vajab harjutamist. Aga paneme täna proovile, hakkame kohe pihta. Laulad meile, teed meile väikse oma esimese singli refi, paned ära meile. Ei. Aga ikkagi meil on ette valmistatud sullega üks mäng, ei pääse sa midagi nii lihtsalt siin jutuajamisega. Meie ajame siit need toolid laiali ja hakkab pihta Marti versus Liisa Pättel ja mina õnneks saan hostida seda kõike, nii et oled valmis? Jaa. Oled valmis? Väga hea. No nii, hakkame oma mänguga pihta. Mäng on väga lihtne. Ma olen välja printinud 6 laulu nime. Ükshaaval hakkavad nemad need lipikud mu käest võtma. Ja see laulu nimi, mis on paberil kirjas, tuleb teha siis oponendile selgeks oma kehakeelega. Suud kasutada ei tohi isegi mõmisedes ja häält ammugi mitte teha. On ju, Liisa, kull või kiri? Kiri. Nii, Liisa, kiri oli, sina alustad. Sorry, Marti, sul ei antud võimalustki. Võta endale siit üks. Nii, näita mulle ka.
Tead seda laulu, eks ole? Ja, võtan selle sildi su käest ära, muidu sa äkki kogemata näitad seda. Nii, ja palun alusta. Sina kell. Sina kell. Mina. Minu aeg. Mina aeg. Mina kell. Main. Ma ei uska seda mängu ju. Marti, rahu, ära nüüd piparda. Liisa. Ja. Mõtle, mis kell veel näitab? Peale selle, et ta kell on. Aeg. Lisaaeg. Lisaaeg. Lisaaeg ei ole, Marti. Laula mulle palun laulu Lisaaeg refrään. I. Jah. I time. Su pruut arvas nurgas ära selle. I time. Ma ei tea seda lugu. I time. Ühesõnaga, Marti. Come on! Paljasta. I got time for you. I got time for you. Näita mulle ka, mis lauluga on tegemist. Nonii, väga hea valik. Tõesti, lauluvalija, kes on laulud valinud, on teinud väga hea valiku. Nii, Marti, sinu kord tulista peale nüüd, ja. Lauri, tema. Lendab. Linnumaja. Puupesa. Tead mul see laulu? Hästi vana laul, traditsiooniline Eesti laul. Võin sulle väikse vihjaks anda. Tema. Lendab. Oota, mesilaga. Mesipuu poole. Tubli! Ta lendab mesipuu poole. Liisa, väga tubli. No nii, see on väga kena. Haiseb nii. Aroom. Lõhnab. Smells like teen spirit. Tubli! Eil viimane sulle, näitab mulle. No nii, väga hea. Väga geniaalne, väga hea laul. Nii. Eesti rahva lemmik. Käsi. Näpud. 5, 6. Ei ole. Oota, asja midagi on. Rahulikult. Vaatame nii, võtame nulli, hakkame otsast peale, jaa. Käed. 15. Nii. 15 magavat tööd. Jaa, tubli. Nii, no nii. Davai. Jällegi Eesti rahvamuusika päremuste kuuluv. Valgus. Sinine. Siini. S, C. Magama. Kuu. 15 kuu magama. Ära vaata niimoodi, sellest ma tean, et sa tead. Magama, ärkama. Kuulaps. Öölaps. Kuu, nii. Päike. Nii päike. Marti, korraks keskendu. Sulle näidatud kuud ja sulle näidatud päikest. Pane sinna vahele üks sõna. Kuud, päike, üks sõna. Pane sinna vahele üks kuu on päike. Tubli poiss. Mina see kõige raskem. Bring it on. Sina. Nii. Nii. Kihutab. Ma ise kodus mõtlesin, kui ma selle laulu peale tulin, et kuidas ta võiks seda kirjeldada, aga ma ei tulnud isegi selle peale, kuidas ma ise seda kirjeldaks, nii et seda laulu kuulatakse jaanipäeva ette, taha väga palju. Selle bändi laulja Joosep Järvesar on ainukesed Eesti mehed, kes juuksed järgivad. See on Salleri lugu, aega. See Mina Pets ja see. Jah, nagu ma minu autoga sõidame taeva abiga. Oota, mis see laulu nimi oli? Mina Pets, Margus ja Priit. Ongi, see on laulu nimi. See on laulu pealkiri. Vot nii, selline oli meie tänane tulesaade, kus meil külas oli Liisa Leetmaa, kes loputas laulude äraarvamismängus Marti Allikut. Rahulikult pesid aga põranda puhtaks ja viskas pärast kaltsuunnikusse. Ja kui sa juba Liisat pole Instagramis või kuskil mujal sotsiaalmeedia jälginud, siis all description'is on kindlasti kõik tema lingid olemas. Liisa Leetmaa on ta nimi. Ja meie ei teegi mitte midagi muud. Meidki võite ka jälgida, aga meie näeme teiega juba siis järgmisel nädalal. Ja, kohtumiseni. Tšau! Purkunennis on see. Aitäh sulle. Järgmisel nädalal. Meil on vabariigi aastapäev, kui keegi veel ei teadnud Eesti 100, nii et me hakkame rääkima Eesti teemadel.